Tere! Minu nimi on Martti Rähemaa. Ja küllap paljud teavad teist mind kui Saku praegust vallavanemat, aga see on nii olnud ainult viimased 3,5 aastat. Kogu oma teadliku tööperioodi olen ma tegelikult töötanud erasektoris ja üsna erinevates firmades. Aga rääkides algusest, siis mina sattusin Sakku, kui ma olin 1,5-aastane ja kui ema ja isa valisid siis oma tulevaseks elupaigaks Saku. Tänaseni pole põhjust olnud seda kahetseda ja pigem võin ma täna öelda, et ma olen läbi ja lõhki Saku patrioot. Vahepeal 5 aastat Tartus ülikoolis käies, sõjaväes ja veel nipet-näpet mujal elades. Aga need perioodid on kõik olnud pigem lühikesed ja kogu minu teadlik elu on siiski möödunud Sakus. Ja lähiajal ei ole mul ühtegi mõtet ega plaani Sakust ära kolida. Nii et olen tulnud selleks, et jääda. Kui nüüd mõelda natuke laiemalt, mille üle me siin Sakus uhked oleme, siis põhjusi on tegelikult ju äärmiselt palju. Võib-olla üks olulisemaid detaile on siin see, et Saku asub heas mõttes Tallinna kuldses ringis. See tähendab seda, et meie elanikkond kasvab, aga kasvab mõõdukalt. Meie rahakott ei jää kõhnemaks ja me saame teha asju, mis meile meeldivad, mis tegelikult on vaja. Ma olen uhke meie haridussüsteemi üle, meie lasteaiad, koolid on minu arvates väga heal tasemel ja vaadates seda arengut ja ka neid ressursse, mida panustatakse haridusasutuste tõstmiseks või nende ülesehitamiseks, siis on need muljet avaldavad. Ma olen uhke meie teede üle, ka praegu see tee on üks paljudest kruusateedest, aga igal aastal on suudetud seda osakaalu vähendada ja tegelikult on laias laastus meie teed korras. Loomulikult on erandeid, aga nendeni me jõua. Ehk siis põhjusi Sakus elamiseks ja siin ennast hästi tundmiseks on kordades rohkem kui põhjust virisemiseks. Kuidas edasi? Meil kõigil on suuri ja sootuks väiksemaid unistusi, lühi- ja pikaajalisi ja ma arvan, et see ongi väga hea. Minu võib-olla sellistest konkreetsetest lühiajalistest unistustest väärib esile tõstmist see kõrval olev kinnistu, või mõlemal pool teed olevad kinnistud ja just selle mõttega, et paari aasta pärast valmib siia Saku valla üks olulisi ja väärtuslikke haridustempleid, ehk siis üks meie kroonijuveel. Ma tõesti väga loodan, et sellest tuleb mõnus, tänapäevane ja õpilastele väga meeldiva keskkonnaga kool. Aga sellistest suurtest ja laiadest unistustest rääkides, siis üks võib-olla minu kõige konkreetsemaid soove on see, et Saku ei kasvaks mitte kunagi kokku Tallinna linnaga. See 7-8 kilomeetrit puhvrit, mis jääb Saku ja Tallinna vahele, on just selline mõnus vahepealne tsoon, kus me saame ennast koju sõites välja lülitada ja me ei peaks ennast mitte kunagi tundma tallinlasena, et me tahamegi elada siin Sakus ja selles keskkonnas, mida me ise loome. Aga tulles tagasi alguse juurde, siis need 3,5 aastat on minu jaoks õpetanud väga palju, aga nende 3,5 aastast tahan ma tänada teid, sest teie olete andnud mulle selle võimaluse juhtida valda, teha neid asju, mis tänaseks on tehtud, unistada ja planeerida nende asjade üle, mis tegelikult tänaseks veel tegemata on, aga mis on tasapisi juba kirjutuslaual. Aitäh teile! Ja lõpetuseks, Saku vald on väärt koht elamiseks.